no hei, ma olen täna on väga huvitav päev, ma olen üksi kodus, reede on ja kell on 3, ma olen päev otsa üksi olnud ja mul on natuke veider siin vaikuses olla ja ma tahtsin rääkida kellegiga, aga mul ei ole kellegiga rääkida. Võtsin kaamera kätte ja eks ma siis räägin teiega. Aga tüdrukud on täna lasteaias, ma hakkan neile varsti järgi minema. Ja ma üritasin siin natuke mõelda selle peale, et on ju ma lähen tööle, et mis asju mul on vaja ja mis riideid mul on vaja ja no natuke karm reaalsus lõi mind. See reaalsus on see, et ma olen suutnud korraldada oma elu siin viimased 4 kodus oldud aastat niimoodi, et ma ei ole endale ostnud riideid. Käsi väsib nii ära seda kaamerat hoides ju. Et siis ma olen ostnud 4 aasta jooksul, kui ma olen kodus olnud. Ma arvan maksimum 10 riideeset endale. Maksimum. Ma arvan, et neid ei ole isegi nii palju, sest ma praegu mäletan ainult 3. Nii et millega ma tööl hakkan käima esmaspäeval, et näha välja natukenegi normaalne. Mul pole õrna aimugi ja siis ma nüüd üritan siin meeleheitlikult vaadata, et mis kõlbab kontoris käimiseks ja mis ei kõlba ja 95% asjadest ei kõlba, sest need on lihtsalt vanad ja kulunud. Mul on nii naljakas seda rääkida, sest ma olin vanasti ikka pigem selline neiu, kes tahtis endale päris tihti uusi riideid osta ja mul kunagi polnud nagu piisavat ja kunagi polnud nagu õiget asja, mida selga panna. Ja siis ma ostsin päris tihti, aga nüüd see on nii kategooriliselt muutunud, kui veel olla saab. Kuni selleni, et mul lihtsalt ei ole midagi selga panna. Ja ma pean sellega tegelema. Juures ma ei jaksa, ma ei taha oma aega raisata poosides käimise peale. See on nii tüütu minu meelest. Mulle küll meeldivad ilusad, stiilsed riided, aga nad võiks lihtsalt mul nagu kapis olemas olla kohe ja siis ma lihtsalt võtan ja panen selga, see oleks super. Ühe asja ma küll suutsin endale ära osta, ma olen väga uhke selle üle, et ma seda tegin. Ma ostsin endale uue seljakoti, mis on täitsa lahe minu meelest. Ja kui ma siin asju läbi vaatasin, mis mul on ja mis mul ei ole, siis ma avastasin, et mul on kõik laste asjad. Näiteks, mul on pastakad vaja, eks ju. Mul on selline pastakas, Ville Vikingu oma. Meil ei ole siukseid pastakaid kodus, kus ei oleks midagi lapsikut peal. Ja siis mul oli eile vaja kotti pista salvrätikupakk. Milline salvrätikupakk meil on? Selline. No nii. Ei, veel ei ole öö käes, ma olen garaažis, sellepärast on nii pime. Ma lähen tüdrukutele nüüd järgi kellaga 5 saama. Ja Sofial on täna väga tähtis päev, sest tal tuleb nädalavahetuseks lasteaiast kaasa üks sõber ja ta kindlasti räägib teile siin sellest kohe. Kiisud, ongi kiisud. Emily tehtud kiisud. Tüpli, sina tegid. Rohkem ei mahtunud, jah? Joo. Okei. Ai. No, me oleme koju jõudnud ja Sofi, näita oma sõpra, kes sulle kaasa tuli. Kes see on? Sõberkaru. Ja mis see sõberkaru teeb? Mängib. Kuulge, vaadake, mis minul on.
Vaadake, mis mul käe otsas on. Väikene mõmmikene. Aga miks see sõberkaru meil selle nädalavahetusel siin üldse on seetõttu, et Sofia lasteaias kasutatakse sellist õppemetoodikat nagu kiusamisest vabaks. Korra oli tassam. Sellepärast, et täna on sõberkaru päev. Kiusamisest vabaks metoodika keskendub siis sellele, et lapsed õpiksid juba hästi varakult sallivust, hoolivust ja seal oli 2 aspekti veel, mida ma praegu ei mäleta, aga sallivus ja hoolivus on minu jaoks kõige tähtsamad. Ja selle kiusamisest vabaks metoodika üks osa on see sõberkaru. Ja tema on nüüd suur karu, eks ju? Mitte väike poja. Jah. Nendel on lasteaias veel igal lapsel oma väikene karukene ka, millele meil aasta alguses paluti riided selga panna, et igaüks oleks oma nägu. Teed veel? Iga nädalavahetus sõberkaru, see suur sõberkaru läheb ühe lapse koju kaasa ja esmaspäeval laps tuleb lasteaeda ja räägib teistele, mis ta sõberkaru tema kodus nägi. Ehk siis selle eesmärk, et sõberkaru käib kodudes kaasas, on see, nagu mina olen aru saanud. Läbi sõberkaru siis lapsed tutvustavad oma kodust elu, oma kodu, oma rühmakaaslastele ja tänu sellele rühmakaaslased õpivad, et kõik elavad erimoodi, iga lapse elu on väljaspool lasteaeda väga erinev ja siis lapsed tutvuvad sellega läbi sõberkaru. Ausalt öeldes oli meie jaoks see sõberkaru tulek praegu juba suur õppetund jagamisest, sest terve autotee me tegelesime selle jagamise õppetunniga. Ehk siis nad mõlemad tahtsid nii väga sõberkarud käes hoida, aga pidid jagama. Aga nüüd on okei juba, nad said pihta asjale. Nüüd tüdrukud vaatavad filmi ja söövad, sest et nendel on natuke vaja rahuneda. No pärast lasteaiapäev on alati niimoodi, et on näha, et nad on närvilised. Aga reede õhtuti on see 2 korda hullem. Nii et meil on natuke rahulikku aega siin vaja filmi vaadates. Ja mina tegelen siin selle asjaga, mis neist maha jääb, kui nad koju tulevad. Ja jumal tänatud, et tüdrukud on lõpuks jõudnud sellisesse ikka, kus nad vaatavad lastefilme, mis emmele ja issile ka täitsa huvitavad tunduvad. Nii et me ei pea põrsast Peppat vaatama 20 korda järjest enam. Mis sa teed, Sofi? Teen sellele sõberkarvale supermahla. Supermahla? Vau, siis ta saab küll tugevaks. Ma segan selle rahu sinna sisse. Sa paned mahla sisse rohtu, siis on supermahl või? Jah. Äkki sõberkaru tahab vaadata, kuidas sa teed? Siis talle peab siia mingi kõrge tooli tooma. Las ta istub siin ääre peal niimoodi. Ei ta kuku. Kus tere, Kaspar? See on sõberkaru, mu parim sõber. Saad tuttavaks, kalli. Loen sulle unejutuks luuletust. Vaata, kuidas ma panin ta istuma. Panin ta ilusti istuma. Rähk kõndib metsas, käib niisama, siis lendab koju. Tunneb, et pea valutab, siis kutsub arsti. Aga arst tuleb varsti. Arst ütleb, et siin pole rohtu kui muud, kui põruta peaga vastu puud. Talle meeldis, ma tahan, et ta tahab veel. Ta tahab veel? Okei. Sofil on täiesti kirjeldamatult hea meel, et sõberkaru tema juures on.
ta ei jäta teda üldse maha, kogu aeg tassib kaasas ja võtab ise. Aga kell on nüüd 9. Kell on nüüd 9 ja meil hakkab uneaeg. Nii et jah, peame siis tšau ütlema jälle. Homme meil on väga lahedad plaanid. Sofil on... Sa tahad öelda? Me lähme homme Batuuti keskusesse koos sõber Karuga. Jaa! Kui seda kiiremini magama jääme, seda kiiremini päev tuleb. Õige. Mingi auto sõidab mul selja peal praegu. Ma mingi roosa meie autos seal. Need, jah, ma üritan nüüd kuidagi enam magama saada. Ole tubli. Tšau!